Aga tänasel koolitusel räägime sellest, mida igaüks meist saab kliima heaks ära teha. Ma veel ei vahetanud. Et amploa on lai, et kuna meie koolituste sari keskendub kliimaõigusele, siis vaatame eelkõige, kuidas õigus võimaldab meil otsustusprotsessidesse sekkuda. Et sageli on tunne, et otsused tehakse meie eest ja me ei adu seda, et meil on tegelikult ka võimalik neid otsuseid mõjutada ja anda oma panus süsteemse muutuse ellu kutsumisse. Nii, aga minu esimene slaid. Ei ole see, võib-olla te näete veidi. Aga siin hästi ei näe seda slaidi. Aga küsimus on, et kuidas meil siis läheb, lihtsalt meelde tuletuseks, et vaatasin Postimehes oli tabav artikkel täna Sharm el-Sheikhis toimuvat kliimakonverentsist. Ja igal aastal toimub see 27 aastat järjest juba. Riigid on lubanud tegutseda. Oma tegutsemislubaduse andsid riigid juba 92. aastal, kui siis üle 150 riigi osalusel sõlmiti Rio de Janeiros ÜRO kliimamuutuste raamkonventsioon. See on üks olulisemaid rahvusvahelisi lepinguid Pariisi kliimaleppe kõrval. Ja see oli juba 92. aastal. Ja seal nad siis tunnistasid asja tõsidust ning võtsid kliimamuutuste leevendamiseks eesmärgi vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid, selleks et vältida ohtlikku kliimamuutust. Aga iga aasta on ülemaailmsed heitkogused jätkuvalt kasvanud umbes 2% aastas. See vist on veidi pidurdunud. On mul õigus? Madis, kas on? Ajutiselt on pidurdunud. Et prognoosid on hullud. Et vasakul pool on siis kõiki uudiskirja kliimavaldkonna uudised viimastel 4 aastal, mida mina olen siis koostanud viimased 2 aastat. Et püüame kajastada ka erinevate kliimaraportite ja kliimakonverentside olulisemaid järeldusi. Ja hiljuti just vaatasin seda rodu ja mõtisklesin, et mis siin siis näiteks aastal 2030 võib kirjas olla. Et need on järjest kohutavamaks siin läinud. Et ma ei hakka neid siin lugema ette, ega tõesti hästi ka ei näe. Aga mul endalast ei ole ees. Aga jah, viimane uudis oli, et ÜRO raport kliimakatastroofi ärahoidmiseks on vaja radikaalselt laiapõhjalist majanduse ümberkujundamist selle 10. Ja pidevalt on siis need kliimakohtumised valmistanud pettumust. Ja iga aastaga aina rõhutatakse, et on vaja 5-kordselt tegevust, riigid on vaja 5-kordselt oma eesmärke tõsta, kliimaeesmärke tõsta ja tegutsema hakata. Aga seda ei tehta jätkuvalt. Niisiis, korra vaatame, kuidas läheb Eestil. Et nagu te võib-olla osad teist teavad, me tegime väga üllatavalt suure hea tulemuse siin 90. alguses ja selle taga oli see, et me tulime välja Nõukogude Liidust ja kujundasime majanduse ümber ja energianõudlus vähenes. Aga meie ratifitseerisime ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni siin 94. aastal ja võt see on see rodu, et kus me siis oleme. 20-30 aastaga. Viimased paar aastat on midagi ilusat siin toimumas. Madis, kas sa oskad seda selgitada? Ma ütlesin, et see CO2 hind on väga kõrgeks. Eestil ei ole võimalik nii palju enam saastada. Jah.
aga tegelikult prognoosid, siis see sinine joon on siin prognoos, ametlikud prognoosid. Kahjuks on, jah, pilt on kehva siin. Ja need mustad täpid on siin see, mis meil on nüüd uued kliimaeesmärgid. Siin on 2050 neto 0 ja 2035 on neto 8 miljonit tonni CO2, 2 ekvivalenti, aga tegelikult see nüüd tõstetakse ettepoole 2030. aastaks. Aga Eestil ei ole tegelikult teekaarti, kuidas me sinna üleüldse jõuame. Praegu on need teekaardid kõik koostamisel. Ja tegelikult asjad on üpris kehvad ka Eestil. Et mis siis, et siin vahepeal on toimunud natukene midagi positiivset. Aga mida te ei näe, on see, et kui palju on siin maakasutuse ja metsanduse sektor meil sidunud. Siin oli, minu teada, kas oli isegi 4 miljonit tonni CO2 mingi osad. Meil siin 10 aastat tagasi oli see 2 miljonit tonni, aga ikka päris palju. Ja nüüd on see sektor, eks ole, heitja poole. Ehk siis see sektor ka heidab meil emissioone. Varem sidus, aga nüüd ei suuda me metsad enam nii palju siduda. Ja see on ka paha. Aga liigume edasi. Et mida iga osapool saab siis kliimamuutuse pidurdamiseks teha. Et viimases ÜRO raportis oli väga hea ülevaatlik tabel, selline spikker, et mida siis näiteks nii riigid kui ka kohalikud omavalitsused, ettevõtted, kui ka investorid ja pangad, kui ka kodanikud, et mida nad peaksid tegema selleks, et kliimamuutust pidurdada. See oli selline hea spikker, et kui muid ideid ei ole, siis siit ikka saab. Ja et igal juhul, et sellises eksistentsiaalses kriisis ei tohi keegi käed rüpes istuda. Et kodanikud saavad mõjutada seda, kuidas me saavutaksime selle, et need osapooled kõik tegutseksid. Et mitte üksnes seda, et kodanikud ise tegutseksid, aga nad saavad mõjutada seda, et tegutseksid nii investorid kui ka pangad, ettevõtted, kui ka kohalikud omavalitsused, ka nende otsustes kaasa rääkida ja muidugi ka riigid ja see, kuidas me teeme rahvusvahelist koostööd. Et siia erinevad meetmed välja toodud. Ja Madis võib lühidalt välja tuua, et mis tema hinnangul on see kõige efektiivsem koht või tõhusam koht, mida nügida kodanike ja kodanikuühenduste poolt. Mis sina pakud? Mulle tundus, et see kodanike rida siin on hästi suukene leebe. Ma arvan, et see on nii veider, kuidas neid raporteid lugedes. Esimene pool on kõik see, et kõik on väga-väga ülihalvasti ja siis tulemus on see, et aga tarbi natuke säästlikum. Et see kuidagi ei lähe enam hästi kokku sellega, et raportid on nii tumedad stoolid ja siis tegevus, mida soovitatakse on, et need on kõik head asjad, aga nagu ja kuidagi, seal on veel ruumi selles kastis, et mida Eesti roheline liikumine on ka viimasel ajal rohkem öelnud, on see, et jah, soovid olla väga jätkusuutlik tarbija, aga see pole veel kõik. Et väga palju peaks ka nagu nõudma seda muutust, takistama neid projekte, mis praegu on pooleli, mis selgelt ei sobi selle nagu tulevikuga kokku. Et kodanikud peavad saama midagi rohkemaks kui ainult tarbijaks. Võib-olla see kodaniku liikumiste sõnum järjest rohkem, et kui te olete ka näinud siin viimastel kuudel, kuidas välismaal eriti on sellised uued aktsioonid tekkinud, et on aktivistid, kes käivad ja loobivad suppi kuhugi või kleebivad ennast kuhugi. Ja täiskasvanud Eestis eriti ei saa üldse aru, mis toimub.
aga tegelikult kui nagu sisse sinna lugeda, siis selgub, et ongi, need on noored, kes on väga mures, kes on lugenud kõik need raportid, kellel on väga selge pilt, mis tulevik toob. Ja nad tahavad sellele rohkem tähelepanu tõmmata. Et ma olen alati öelnud, et Eestis on sellist aja küsimus. Meil on ka midagi sellist hakkame nägema. Tundub, et muud moodi nagu ei saa sellest nagu... See sõnum ei jõua muidu kohale. Jah, nõus. Võt, lähme jälle. Jaa, võime, sa võid siia jääda muidugi. Aga hästi. Ehk siis tuleb teadvustada seda, et meie saame ka neid teisi osapooli panna tegutsema ja süsteemset muutust kaasa püüda tuua läbi erinevate siis huvikaitsetegevuste näiteks. Et miks on siis üldsuse kaasamine kliimaotsuste tegemisse vajalik, et vaatamata arukatele keskkonnaregulatsioonidele, mis on siin juba 30 aastat järjest arenenud, on siiski süvenenud keskkonnaprobleemid ja ainuüksi siin Euroopas, mujal maailmas veel rohkem. Ja selle taga on põhjuseid mitmeid. Üks nendest on see, et ametiasutustel ei ole tihti piisavalt ressursse ning vahel ka tahet, et keskkonnanorme ellu viia. Ja tänaseks ongi mõistetud, et üldsust aktiivselt kaasamata ei ole võimalik keskkonnaprobleeme efektiivselt lahendada. Ning nagu ma juba rääkisin ka esimesel koolitusel, siis keskkonnaseisund mõjutab meie õigusi, meie igaühe heaolu, puudutab meie inimõigusi, õigust elu, tervise, kodu kaitsele, et need on tegelikult kõik õigused, mis on meil kaitstud nii Euroopa inimõiguste konventsiooniga, põhiseadusega, teiste seadustega. Ja sellepärast meil peabki igaühel olema ka võimalik oma keskkonnaga seonduvate huvide eest seista. Et kuigi me kõik saame isiklikult palju ära teha, nagu Madis ka juba toonitas, on suurim mõju kogu ühiskonna või kogukonna tasandil tehtavatel otsustel. Ja üks põhjus veel, miks kindlasti oleks tarvis, et üldsus osaleks keskkonnaotsuste tegemisel, on kindlasti see, et keskkonnaotsustes on kaalutlusruum väga avar. Ehk siis keskkonnaotsused on kaalutlusotsused. Et otsustaja peab vaagima erinevate huvigruppide argumente, võtma neid arvesse ja siis langetama parima otsuse. Kui pea alati leidub neid isikuid, kes oma majanduslikke sotsiaalseid huvisid kaitsevad, näiteks töökohad, majanduslik kasu ja nii edasi, siis vähe neid, kes keskkonnahuvi eest seisavad. Et alati need majanduslike ja sotsiaalsete huvide eest seisjad, nad on väga häälekad, aga keskkonnahuvi eest seisjaid sageli ei ole, sest et keskkonnal endal puudub hääl ja me ei pruugi tajuda seda või viia kokku neid seoseid nii selgelt, et mis on selle kavandatava tegevuse mõju siis ma ei tea meile endile ja võib-olla me kohe selle keskkonna eest ei oska seista. Et miks seda keskkonda meil vaja ikkagi on. Sellepärast... Inimesed arvavad, et on Keskkonnaministeerium. Või arvavad, et on Keskkonnaministeerium täpselt. Kes nii või naa tegeleb sellega. Aga meil on vaja kodanikke, kes need keskkonnakaalutlused kuuldavaks teevad, et ei prevaleeriks siis majanduslikud ja sotsiaalsed huvid. Ja õnneks on sellest aru saadud, sellepärast on meil väga oluline rahvusvaheline lepe, Aarhusi konventsioon, mis võeti vastu siis 1998. aastal ja pikema nimega on siis keskkonnainfo kättesaadavuse ja keskkonnaasjade otsustamises üldsuse osalemise ning neis asjus kohtu poole pöördumise konventsioon. See on selle pikk nimi. Lühidalt Aarhusi konventsioon. See on siis esimene rahvusvaheline kokkulepe, mis annab siis kodaniku ühiskonnale, sealhulgas siis eraisikutele, keskkonnaorganisatsioonidele õigused keskkonnakaitseliste eesmärkide elluviimiseks.
ja Eestile on see siis kohustuslik välisleping ja paljud need sätted on üle võetud siis keskkonnaseadustiku üldosa seadusega, aga me saame ka otse selle konventsiooni teatud sätetele tugineda. Et kui meil keskkonnaseadustiku üldosa seadus kaitset ei võimalda. Ja 3 põhilist õigust, mida riik siis peab tagama, on siis keskkonnainfo kättesaadavus, üldsuse osalemine keskkonnaasjade otsustamises ja juurdepääs õiguse mõistmisele keskkonnaalal, ehk siis kohtu poole pöördumine. Ja kohtusse pöördumisest me eelmine kord küll rääkisime, et kõige lihtsam, hõlpsam on teha seda keskkonnaühendustel, sest nende kaebeõigus on hästi avar ja nemad saavad kõiksuguse argumente seal esitada, aga enamasti eraisikud saavad pöörduda kohtusse oma õiguste kaitseks. Ja konventsioonile saab siis viidata ja tugineda, kui te ka oma seisukohti esitate siin-seal. Siin on paar näidet välja toodud, aga ma pikemalt siin sellele peatuks. Nii, nüüd ma olen siin välja toonud ülevaatliku tabeli kliimaalastest otsustest. Et siin on siis otsuse tasandid, on rahvusvaheline, on see nihkesse läinud, regionaalne, mis on Euroopa Liidu tasand näiteks, riiklik ja kohalik tasand. Ja mis tüüpi otsuseid tehakse, on poliitilised otsused, et need on sellised, mis ei ole otseselt õiguslikult siduvad, aga nendest siiski juhindutakse. Ja näiteks on need nendel kliimakonverentsidel vastu võetud otsused, et vahel jõutakse ka rahvusvaheliste lepeteni nagu Pariisi kliimakokkulepe, aga enamasti on sellised poliitilised otsused. Samuti on hästi oluline meil näiteks Euroopa roheline kokkulepe, see on tegelikult poliitiline otsus, selle alusel võeti vastu nüüd järjest erinevaid õigusakte. Ja Eestis on näiteks sellised poliitilised dokumendid, ka erinevad strateegilised arengukavad. Nendes võib olla, võib olla üht-teist sellist, mis on õiguslikult siduv, aga peamiselt on sellised laiahaardelised ja sellised poliitilised dokumendid rohkem. Ja samuti ka kohalikud kliimakavad on sageli poliitilised otsused. Ja õigusaktid on näiteks Pariisi kokkulepe, meil on Euroopa kliimamäärus, meil on direktiivid, põhiseadus ja muud seadused, mis ka kliimavaldkonda puudutavad. Ja siis on järgmine tasand on siis haldusotsused, et need on need otsused, mida teevad näiteks ametiasutused, näiteks Keskkonnaamet, kui ta väljastab keskkonnalube, samuti kohalik omavalitsus, kui ta kinnitab meil planeeringuid ja samuti tehakse väärteootsuseid ja ettekirjutusi, kui näiteks mingeid keskkonnanõudeid ei järgita. Et kõigil nendel, räägin selle ka ära, et siis on ka kohtuotsused, millest me rääkisime küll eelmine kord. Ja siis on sellised pooleldi õiguslikud otsused nagu õiguskantsleri seisukohad ja näiteks ÜRO inimõiguste komitee otsused. Et need on sellised õigused, olulised seisukohad, mis aitab tõlgendada õigust. Näiteks väljendavad seda, et kas näiteks mõni õigusnorm on kooskõlas põhiseadusega. Siis saab pöörduda õiguskantsleri poole. Et siis õiguskantsler teeb oma seisukoha otsuse. Kas see on õige, et kui see on õiguslikult siduv, siis kui ta seda ei täida, siis midagi juhtub, aga kui see on mitte siduv, siis on vabatahtlik ja kui täida eesmärki, siis juhtus nii ja no nii on jah, tõsi. Tõsi jah, see on see lihtne selgitus, mis asi on õiguslikult siduv, mis mitte.
aitäh, Madis. Madis, mulle on selline soovituslik vist. Ei, ta ei ole soovituslik, kahtlemata ta ei ole soovituslik. Et ta on ikkagi õiguslikult siduv, aga see millise siduvuse astmega need sätted täpselt on ja kuidas sa saad neid rakendada, see on seal kahetine. Pigem on see selline nagu tõlgendusjuhis, et kindlasti me peame selle alusel midagi tegema, oma seadustes nendega arvestama, aga et me konkreetselt saaksime kohtusse pöörduda, see annaks meil mingi õiguse, kohustuse konkreetselt. Et see on natukene selline segane Pariisi kokkuleppe puhul. Ja sellepärast ta on võrdlemisi hambutu. Kokkulepe. Kes nagu vastutab siis, kui selle Pariisi kokkulepet ei täideta? No vot, seal ongi vastutus on, kuidas seda nimetataksegi, et põhimõtteliselt selle jõustamismehhanism ongi see, et igaüks peab andma aru selle kohta, et mida ta teeb ja see ongi kõik. Ja see ongi kõik, jah. Ja samuti on tark esitada ühiseid seisukohti, siis peavad kõik allkirjad seal kenasti olemas olema ja allkirjade kogumine võib olla ka väga mõistlik, sellise petitsiooni algatamine, et seda saab hästi teha veebikeskkonna kaudu, et selline petitsioonid võivad tõendada just olulist kohalikku ja avalikku huvi, et seda tasub kasutada. Ja Madis äkki räägib sellest hiljem veel. Ja mõningad kliimavaldkonna olulised teemad, mis meil siin käsil on, kus saab ka kaasa rääkida näiteks, on siis näiteks kliimaseaduse koostamine, et meil on praegu kliimavaldkond üpriski selline õiguslikult nagu pudru ja kapsad, on reguleeritud seal arengukavade tasemel enamasti ja üksikud sätteid siin-seal seadustes, aga tegelikult ka ametnikud, ja võib-olla ametnikud ise, võib-olla nad saavad sellest aru, aga ütleme nii, et juba juristidel on jube raske aru saada, et mis siis seal tegelikult kliimavaldkonnas meil toimub. Ja enamusel Euroopa riikidel on meil kliimaseadused olemas või on need kavandamisel. Eestis on ta niimoodi, ei ole veel kavandamisel, aga jutud käivad. Et vähemasti Keskkonnaministeerium on siin koostanud analüüsi kliimaseaduse vastuvõtmiseks. Ja samuti on ka meie Keskkonnaõiguse Keskuses koostanud analüüsi, kuivõrd vajalik ja see kliimaseadus oleks ja mis see sisu saaks olema. Et tegelikult see sisu on ka väga oluline. Ja kuidas neid kliimaeesmärke siin paika pannakse ja kuivõrd paindlik näiteks see kliimaseadus on, et kas kui nüüd kliimaeesmärgid muutuvad karmimaks, kas siis me järgime neid vanasid eesmärke või me saame ka oma eesmärke tuua lähemale. Ja et see vastaks see, mida teadlased ütlevad. Vastaks selle, mida teadlased ütlevad. Ja praegu on rodukond väga palju arengukavasid uuendamisel, et ma olen need siin loetlenud, kõik, mis puudutavad siin kliimavaldkonda. Hästi palju kõlapinda on saanud metsanduse arengukava, mis on praegu peaaegu vastuvõtmisel. Ja tegelikult metsandus mõjutab ka väga palju ka meie kliimaeesmärke. Võib-olla olete teie sellest ka kuulnud. Et eks näis, kuidas sellega läheb, kas sellisel kujul võetakse vastu või mitte, kas keegi peab vajalikuks seda vaidlustada ja nii edasi. Ja muidugi ka teised arengukavad on siin uuendamisel. Et nagu ma enne mainisin, siis meil ei ole sellist teekaarti, Eesti riigil ei ole teekaarti praegu, kuidas üleüldse oma kliimaeesmärki saavutada. Et see on hästi jabur olukord. Tavaliselt mina noorte aktivistid ütlen, et ärge vaadake slaidi, et see on kõik iga arengukava 100 lehekülget väga igavate kuivne teksti. Et tavaliselt ma ei soovita noorte sellist saatust, aga samas teie olete tulnud siia KÜK-i koolitusele, võib-olla teist saavad kõik tulevikus kliimajuristid, et siis teie ütlete.
tean isiklikult kliimaaktiviste, kes on läinud listiks pärast aktivismi või aktivismiga koos. Aga see ei ole asi, mida nagu on lihtne oma ajakastel maha müüa. Lähme loeme Enmakit. Seda on isegi nagu professionaalidele raske maha müüa, siis see tõesti nagu väga tehniline kui üldse. Tehniline kui just, et oluline. Ja siis on koostamisel ka kohalike omavalitsuste kliima- ja energiakavad, seal saab kaasa rääkida. Ning muidugi tasub jälgida seda, kuidas läheb süsinikumahukate projektidega, planeeringud, loamenetlused. Ning võib-olla üks aktuaalne teema on ka see, et jälgida kliima-aasta rohepesu ja seda püüda tõkestada. Mina selle valdkonnaga väga palju tegele, aga ma saan aru, et roheline liikumine mingil määral tegeleb. Järjest rohkem, jah. Just, et ma panin siin 3 punkti, et Madis, sa võid näiteks täiendada, et mis sinu arust on veel oluline, mis siin kliimamaastikul toimub, mida jälgida ja kus kaasa rääkida. Ma praegu rohkem ei teinud. Ei täiendab, hästi. Ning, see nüüd slaid tekst jäi, see läks kaduma millegi pärast. Aga meil on olemas vabaühenduste kliimavõrgustik, kus on 36 liiget. Need on vabaühendused, ehk siis keskkonnaorganisatsioonid ja nendega saab liituda. Nad kõik tegutsevad küll erineva nurga alt, aga samal eesmärgil, et ikka meie keskkonda parandada ja kliimamuutust pidurdada. Et nendega saate mul siia pandud ka link, et kui ma pärast te leiate ka guugeldades selle üles, aga selle lingi kaudu leiate kõik need ühendused, neid on väga palju ja saate neile pilgu peale visata, et kes nad on ja kas saab nendega koos midagi teha. Et väga tore seltskond. Ning muidugi saab ka ise vabaühendust asutada. Ma sellel slaidil palju tegelikult ei peatukski, neid on mul 2 slaidi, et lihtsalt teaksite, et see on tegelikult hästi lihtne protsess, kui teil on hea idee, siis tehke oma vabaühendus ja asuge tegutsema. Et neid on erinevas vormis ja saate ka kaasa lüüa sellel maastikul. Ja nagu ma enne ütlesin tegelikult keskkonna... Noortele saadastas, tehke listplatvormi oma chati-gruppi ja seda nagu mõnes mõttes ühingi organisatsioon. Ja, kas või infovahetus, et tegelikult... Jaa, aga kui sul on organisatsioon olemas, juriidiline organisatsioon olemas, siis on palju lihtsam kaasa rääkida otsustusprotsessides ja ka ükselt vaidlustada midagi, kui on tahtmist ja nii edasi. Et see on hästi tore tegelikult. Et kui on mõttekaaslasi ja saate üksteist toetada. Aga ma tegelikult sellega ise lõpetaksin.